Erinevad konfliktid kodudes, konfliktide liigid on lastevahelised konfliktid. No sellega ei vaidle mitte keegi vastu, on ju. Lastevahelised konfliktid aga, mida inimesed ei tea, on sellised, mis viivad tugeva lapsepõlve traumani. Ja mõni inimene vähendab ja pisendab lastevahelisi konflikte ja nimetab neid elu osaks ja õppimise osaks ja tegelikult ütleme ausalt välja, see on puhas ja pesuehtne oskamatus. Ja lastevahelised konfliktid on loodusosa, aga me ei ole loomad ju. Inimene muutub inimeseks siis, kui ta hakkab kasutama oma teadlikkust ja konfliktid laste vahel tuleb 100% ära lahendada. Konfliktid laste vahel tuleb 100% ära lahendada ja siin ei ole vastu vaidlemise kohta. Konfliktid ema ja laste vahel. Konfliktid ema ja lapse vahel samamoodi lõhub lapse minapildi ja võib anda lapsele tugeva psühholoogilise trauma. Aga konfliktid ema ja laste vahel on loodud selleks, et need lahendada, et ema õpiks oskusi ja laps õpiks oskusi. Nii et konfliktides ei ole tegelikult mitte midagi dramaatilist. Need on õppimise kohad. Konfliktid isa ja laste vahel ja sellel kursusel ma räägin ema rollist siin. Nüüd üks konfliktide nii-öelda liik, mida väga tihti ära unustatakse, aga mis tekitab enamus probleeme kodudes, on konfliktid ema sees. Konfliktid ema sees on konfliktid, millega peaks 110% tegelema, sest kui ema on sisemiselt konfliktne, siis lapsed kaklevad rohkem, ema isa kaklevad rohkem, on ju. Nüüd konfliktid lapse sees, see on järjekordne selline konfliktide meistriklass, mis unustatakse ära. Aga mida konfliktsem on lapse sisemaailm, seda rohkem toimub kaklusi. Konfliktid isa ootuste tõttu. Isa ootused, eriti kui nad on ebarealistlikud või enda nii-öelda ego täide, siis see võib niivõrd lõhkuda perekonda, et see on lihtsalt uskumatu. Kas te panete tähele, et sellel kursusel ma ei räägi ema-isa vahelistest konfliktidest ja sellel on põhjus, sest ema-isa vahelised konfliktid on täiesti omaette maailm. Nii et kui need konfliktid laste vahel, ema ja laste vahel, isa ja laste vahel ehk ema roll selles, konfliktid ema sees, vau, see olen ju mina, konfliktid lapse sees, vau, ma tahaks last aidata. Või isa ootused, kui need sind kõnetavad, siis mine võta teadlikumema.ee, võta kursused, võta konfliktide lahendamise meisterklass, niipea kui pileti ostad, hopsti on kursus sul kenasti postkastis. Ja soovin sulle head kursuse kuulamist, sa omandad super head tehnikad, millega konfliktidest õppida ja areneda.